nii kaua kui see Dry January siin käib. Igatahes, tšau, ma olen Raji ja ma tahtsin natuke rääkida sõltuvuse loomusest, sest et ma olen oma elus piisavalt sellega kokku puutunud sisemiselt ja väliselt, tagajärgedega ja põhjustega. Miks ma tunnen, et ma olen üldse qualified natukene sellest teemast rääkima, on see, et mul on ikkagi, ütleme nii, kui ma Eestisse tulin, siis mul oli sihuke tunne, et ma olen nagu nii hull sõltlane, vaata. Kuid tegelikult, kui ma natuke remind isin, ma olin ainult 2 aastat nagu olnud sellises alguses muidugi mild tsüklis, nii nagu see algab, on ju. I'm starting out this YouTube thing that ma olen, siin on juba see estonglish hakkab pihta. Ma olen 10 aastat tegelikult rääkinud, et ma tahan YouTube'i teha ja nüüd ma lihtsalt siis läbi selle sütituse ja inspiratsioonilaine, mis uus aasta ja kogu energia tõi, teengi seda, mis ma ütlesin. Ma kipun nii tegema. Lõpuks ma teen seda, mis ma ütlesin ja ekstreemselt. Ehk siis nüüd on no stop, do it. Here we go. Teema, milles ma olen pädev rääkima, on sõltuvus. Kahjuks või õnneks. Keegi peab ju sellest rääkima. Sellest elevandist toas. Igatahes, see on iga nurga peal. On ju. Literally iga pood, mis on nurga peal, seal on olemas need variandid, kättesaadavus, värgid, särgid. Ja siis on see lineage teema, generational curse breaking ja being the black sheep ja värgid, särgid. Täna ma avastasin, et üks suur missioonidest, miks ma tagasi Eestisse potsatasin, oli, et aidata oma perekonda, kes oli natuke aega või mõnda aega või päris tugevat aega lost olnud. Ja mina ka mõnes mõttes on ju selle DNA-ga, mis kaardid mulle siis shuffle'iti. Nii, olin ise ka raske sõltlane. See tähendab siis 1 pudel veini päevas. Lõpuks läks 1 brändi päevas, ehk siis brändi on tavaliselt 0,5 liitrit. 1 brändi päevas. Kuni mul tekkisid südamerütmi häired, läksin isegi tegin mingi kardioloogia või mis iganes rütmi testi. Ja kuni ma hakkasin juba uusi suhteid või uusi võimalusi taaskord saboteerima. Tähendab, ma ei ole nagu mingi hardcore sõltlane, on ju. Aga mul oli 2 aastat intensiivset perioodi kahjuks olles suhtes ja mõjutades üksteist. Pluss elusündmused, surmad ja leinad ja värgid, särgid. Ehk siis põhjendusi oli palju. Üks asi on see ka, mis ma tahan välja öelda, on see, et suhte teeb toksiliseks toksilisus. Et inimesed hingena või iseenesest ei ole nagu tegelikult. On muidugi kogemused ja käitumismustrid ja PTSD-d ka teema. Aga lõpuks on rohkem nagu pH-tase või üldse mingi nagu selline, sest et ma toon välja siis ühe väikse sarnasuse. Kohvi ja alkohol on suhteliselt sarnase. Üks on energizing, teine on täielik depressant. Nad on põhimõtteliselt yin-yang toksilisuse maailmas. Ülla, et sa jood hommikul tass kohvi või 3 või 4 ja õhtul on isu juua. Ülla, kui sa jood hommikul sidrunivett, et õhtul ajab ära kummelitee meiega. Et see on meil maa-aastal, ma võin siis sellest rääkida, eesti keeles on nii tore seda öelda, et maa-aasta on reaalselt mao-aasta. Madu, maa, nagu see on meil kõigis sees, mida me tarbime, mis on meie mürgid ja see kõik jõuab siia, on ju, ja siis see jõuab siia ehk siis meie interaktsioonidesse. Igatahes
tulin, olin rock bottom'is, tõusin püsti, hakkasin kaineks 360 päeva, sober, tilkagi. Ajupesu mu enda vanema õe poolt ja parima sõbra poolt, shout out. Ja muidugi uus võimalus või sama õppetund teises kehastuses aitas veits kaasa. Ehk siis the promise is a promise, the vow of the pinky promise or whatever promise. As a Scorpio, I tend to be loyal to vows. Jah, see oli nagu see vaimne põhi. Aga siis oli 3 sõbrakest tulid appi. 3 sõbrakest oli vabadus, puhkus. Sel hetkel, kui ma tahtsin, õnneks mu amet võimaldab seda ajavabadust. Kui mul ei olnud tunnet tööle minna, ma ei läinud. Okei, basics are covered. I don't feel like it. Ehk siis nagu keha kuulamine 1000%. Kui sa päriselt tahad kaineks saada, nagu päriselt. Teine. Ma jätsin kusjuures joogi ja suitsu sama päevaga maha. Probleem oli selles, et ma tegelikult kaotasin oma rahakoti ja telefoni ära ja ma läksin valesse korterisse magama. Don't get me going. See on story for another video. Igatahes põhi. Mitte, et ma oleks nagu enne juba väga-väga põhja ennast joonud, juues maha kodu ja naise ja kogu oma elu, kui väga lühidalt seda kokku võtta. Igatahes, siis ma jätsin suitsu ka maha, järelikult mul oli veits abi vaja, mis on igas kohas müügis, nikotiinipadjad aitasid mind, onju, siuke pablo, pum, dopamiin, lihtsalt dopamiin, ilma psühholoogiliste efektideta. Puhkus, ükskõik kui palju seda vaja, dopamiin teistsugusel kujul, mis ei ole psühholoogiliste ja väga tugevate tagajärgedega. 3. oli suhe. Suhtesõltuvus on teema. Mu parim sõber tõi selle välja üks päev, et kuule, romantikasõltuvus on ka teema. Ja täiega on, eriti skorpionina, on teema. Ehk siis see kolmik aitas mind siis sellele kõige suurema teemonile otsa vaadata ja olla vaba sellest aasta. Onju. Ja nüüd on huvitav punkt, sest et nüüd, kui see aasta on läbi, sest ütleme nii, lühidalt, mu lubadus oli 360 päeva, mitte rohkem, mitte vähem, see tundus mu olemusele nagu tehtav ja see oligi tehtav. Ja nüüd ma olen astunud halli alasse, ehk siis kuna ma ei soovi ühtegi neid 3 tarbida, mida ma tarbisin, no 4. oli ka natuke põrandaalune teema, natuke nagu, onju. Ma ei soovi neid ühtegi enam. Ehk siis ma tahan täiega tööle minna, ma tahan independence'it ehk siis iseseisvust isiksusena. Solo life onju. 3. nikotiinist vabaneda. Mis te arvate, mida ma närin? Nikotiininäts, nikotiinist vabaneda, ma ei suitseta, ma ei snusita enam. Just nuusu ja luusu. Ja mis 4. oli? Jah, ma ei taha enam popsustada ka. Ehk siis need kõik 3 tugijala, mis mind hoidsid väga kergelt. Siuke nagu jumalik ajastus ja juhatus ja kõik asjad. Need on nüüd küsimuse all, mitte küsimuse all, vaid likvideerimises. Ehk siis nagu, millele ma nüüd tuginen, onju. Ja see ongi üks siuke ühine journey. Ehk siis mu resümee on see, ma 360 päeva olnud kaine tilkagi. Uue aasta seisuga tähendab. Ja mul on infot, mis tähendab relapse, mis tähendab, mis saab edasi, kui sa oled mingisuguse vastu ära teinud. Sõltuvus, kaassõltuvus, kõik siuksed asjad.
ja ma ei tea midagi otseselt, ma olen 20-aastane. Ma tunnen küll 20-sena, tähendab, enne kui rajalt maha joosti, 28-aastane. Ja avastame koos. Lihtsalt see on siuke väike intro. Peace be with you. Time to go to sleep or to wake up. Choice is yours.